kui ma olin Hongkongis, siis ma istusin seal pargis ja mõtlesin, et kui ma oleksin siia tulnud turistiklassis, siis võiksin ma elada praegu, ma ei tea, mingi 4, võib-olla isegi 5, oleneb pakkumisest, võib-olla 3 ööd Mandarin Orientalis. Seal maksab standardtuba umbes 500 eurot öö. Mõnikord on eri pakkumisi, maksad 2 eest, saad 3, eks. Ja sel hetkel ma vaatasin üles ja nägin Mandarin Orientali hotelli. Ja see oli väga naljakas hetk, aga ma mõtlesin, et kas ma tahaksin seda pigem või seda, et ma reisin äriklassis. Ja ma taipasin, et ma tahan ikkagi reisida äriklassis ja vahet pole, millises koopas ma endal tekile pea tõmban. Ja see on nüüd prioriteetide küsimus. Et just ma olin enne oma Kärdlasõitu, ma olen praegu Kärdlas siin muuseumis, Pikamäe muuseumis. Olin enne Kärdlasõitu, alutasin, oli vist Edeni kaubanduskeskuses Tartus ja läksin mööda mingisugusest kulmubaarist. Issand jumal, ma ei tea, kas siin olemas, kulmubaar, eks jah. Ja vaatasin hindu, kõige odavam kulmude tegemine oli 25 euri ja siis oli enamik oli mingi 30 euri ja isegi rohkem ja nii edasi. Ja mõtlesin, et väga tore, aga ma ei taha sinna baari minna, aga mingid inimesed ikkagi lähevad, käivad seal, mingid naised eriti, eks. Aga samas mul ei ole probleemi nagu vahendaja käest, eks ju, võtta ja maksta 29 euri ja minna äriklassi salongi, kui ma tulen, ütleme selle rondiga lendan Kärdlasse. Et see minu prioriteedid on hoopis nagu teised. Ja ma olen vaadanud, kuidas Eesti nagu jõukad inimesed reisivad, et neil on tavaliselt mingid taksod ja Airbnb ja muud sellised toredad asjad. Minul seda ei ole, taksomaud on väga vaja on, muidugi võtan, eks ju, aga üldiselt ei võta kunagi, tulen ikka bussiga. Aga mul on üle need teised reisieelistused. Ja hakkasin mõtlema, et kus need eelistused mul üldse tulevad, et millest mul selline kiiks, kõigil meil on mingid kiiksud, eks, kus see kiiks tuleb. Ja ma arvan, see tuleb mu noorusest, et kui ma hakkasin lugema inglise keeles, kuskil 11-12 aastasena hakkasin raamatut lugema, siis mingi väga suur osa oli neist, need Agatha Christie sellised kriminaalromaanid ja sa näed seda tausta, kuidas need inimesed elavad, kuidas nad reisivad. See on selline, ütleme, kõrgkodanlus aadel, eks ju. Sellised reisivad kell 5 teed ja nemad reisivad niimoodi stiilselt. Ja kui ma seda lugesin, eks ju, tal on isegi üks romaan, kus on see lennukiga reis, eks ju. Ja kui seda lugesin, siis ma nagu kindlasti taipasin, ja mitte ainult Agatha Christie, ka teisi kirjanikke tolleaegseid, eks ju. Ja väga selgelt taipasin, et mina kunagi niimoodi reisida ei saa. Mitte kunagi. Ja kuna ma nüüd, kas ma nüüd saan otseselt nii reisida, see 100% ei saa, eks ju, mul ei ole mingit teenijat, kes käib mingi, ma ei tea, maniküüri kasti ja kübarakarbiga ja ma ei tea, mingisuguse träniga, mul ei olegi selliseid asju. Aga mingil määral on nüüd see saanud reaalsuseks, et päris 100% ei saa, aga natuke saab ja siis mind teeb õnnelikuks, kui ma saan minna nagu lennujaama, siis minna nagu käed taskus kuskile äriklassis rongi ja mind teeb õnnelikuks, kui ma istun äriklassis ja mul tuuakse mingi kokteil, eks ju sinna. See on nagu meenutab mulle seda lapsepõlve, seda, mis tegelikult ei pidanud kunagi tõeks saama. Et see oli lihtsalt selline fantaasia, selline unenäoline maailm, teistsugune maailm, eks ju. Ja nüüd on ta mingil määral saanud tõeks. Ja ma naudin seda tohutult ja ja siis miks ka mitte. Aga sinna kulmubaari ma minna ei kavatse. Ma ei katku kulma, ma olen närviline, siis ma tirin aga see on üle katkumine, see on närvilisus. Nii et jah, et see oli siis lapsepõlve ikka, see mõjutused on ikka väga tugevad. Nii, ma jätkan siis seda muuseumi külastust, et turist peab olema turist, käime ikka muuseumites ka ja siis võib-olla mõtiskan pärast veel natukene.